Tervist, kallid vaatajad! Eesti Kaitsevägi võttis meiega ühendust ja ütles, et me võiksime näidata uutele ajateenijatele, kes oktoobris aeg lähevad teenima, mõned soovitused ja nipid, kuidas endale teenistus lihtsamaks ja paremaks teha. Enne kui soovituste juurde lähme, siis ma räägin täpselt ka, et ka mina teenisin aega. Mina käisin siis Kuperjanovis 11 kuud, 2019 suvi läksin ja selle ajaga sain selle seersandiks ja olin miinipildaja patareis siis rühmavanem. Seega ma ütleks, et mingi kogemus on olemas, kindlasti oskan ka soovituste juures võib-olla midagi täpsemalt rääkida oma kogemustest. Samuti on mul veel siin raudvara kaasas operaator kaamera taga, ka tema käis Kuperjanovis. Tema oli oktoobrikutse, kellel me täna videot teemegi, nii et ma arvan, et me saame siit koos hea kompoti teha, et teil oleks ajateenistus kergem. Nipp number 1, kui on võimalik, siis võtta kaasa selline multitöörist, tuntud ka kui Lederman. Et minul näiteks olnud seda, aga minu rühmas või siis jaos oli alati üks sõdur õnneks, kes oli ise sellise asja võtnud kaasa. Miks on hea? Näpitsatega on hea pingutada igasuguseid rakme, jublakaid, selliseid asju. Samuti, kui on vaja sul kruvida, äkki relval mingi kruvi tihedamini kinni, jälle mingi seljakotil. Et selline kerge, väike asi mahub taskusse, mahub rakmetesse ja teeb kindlasti ajateenistuse kergemaks. Seega, kui on võimalik osta, kui on täitsa kodus olemas, võtta kaasa. Nipp number 2, sporditeip. Mina nägin, kuidas mõni sõdur kasutas seda niimoodi, et kui tallal oli vill tekkimas, siis pani kõigepealt plaastri peale, siis pani sporditeibi ilusti ümber ja sai rännakut jätkata. Samuti, kuna ajateenistus on ikka inimesi igalt poolt, siis minul olid mõned sportlased, kes oskasid sporditeibiga ka toestada näiteks veidi paistes hüppeliigest, veidi paistes kätt, ehk siis selle võid ikkagi kaasa võtta, teed endale elu lihtsamaks, saad asjad kokku panna, asjad kokku lappida ja on mugavam ringi liikuda. Nipp number 3, jällegi teip, aga seekord must isoleerteip. Seda ma soovitan tõesti kaasa võtta, ise kasutasin väga palju, sest sul tuleb varustuse hulgas rakmed ja seljakott ja siis jäävad sul sellised asjad ripnema, need pikemad otsad. Ja nagu meil tegevväelased ütlesid, et kui sa neid ilusti siit niimoodi kokku ei tõmba, ma kiirelt näitan, siis on nagu kuusepuu keset metsa, käid kolistades ringi. Aga isoleerteip musta värvi sobib musta kotiga siin väga hästi praegu. Teen paar tiiru peale, opsti, muran ära ja opsti olemas. Enam ei lipne, enam ei tee mingit häält. Ja seda võin küll öelda, et seda ma kasutasin ikka tohutult palju. Ei maksa ka palju, nii et see teeb tõesti väga palju lihtsamaks teenistuse. Ja nipp number 4, spordi aluspesu. Panin siin juba jalga, väike riidevahetus. Miks on hea? Just pikkade rännakute ajal on võimalik, et tekib selline asi, olete võib-olla kuulnud nagu siil, nahaärrituse just kubeme piirkonnas. Peab tunnistama, et mina ise spordi aluspesu ei kandnud. See on esimene kord, kui ma seda kasutan. Võib-olla tunnen, et see on mõnusalt naha ligi. Ei hakka kuskilt tõõruma, kui ma liigutan. Väga vabalt saab jalg käia ja mis ongi point, et see siil, mis minul näiteks tekkis, see oli nagu tõeliselt rõve. Ja ma olen suht kindel, et kui oleks selline pesu olnud mul kaasas, oleks veidi paremad, sest mõni sportlane oli tark, oli kaasa võtnud, kandsid seda, kogu aeg kiitsid ja nüüd ma saan aru, miks nad kiitsid seda. Et tõesti rännakute ajal kõnnid, siis kogu aeg keha käib, aga võib-olla aluspesu ei ole sul niimoodi nii naha ligi, on kuidagi krussi keeranud ja siis ta hakkab hõõruma ja see siil on tõeliselt vastik asi. Ma olen näinud, kuidas seal ikkagi on veritsenud, ma olen näinud, kuidas mingid vennad on sellepärast laatse läinud, ehk siis nagu öeldi, nagu ka tegelväelased ütlesid, alati on võimalik sul elu tegelikult kaitses mugavamaks teha ja ma ütleks, et spordi aluspesu on üks asi, mis võib tõesti aidata välja sind. Nipp number 5, sudokreem. Et kui basiilist ei räägitud, siis see kreem, siin on lausa kirjas multiekspert tervendav kreem. See kreem aitab sellest siilist lahti saada ja siin ei olegi midagi muud, kui võtad siin sõrmede vahele, käte vahele ja kohe, kui tunned, et midagi on hakanud hõõruma, hõõrud rahulikult siia kubeme piirkonda ja mina ütleks, et pane hulga, pane nagu julgelt. Et praegu mõtlete, et see võib täitsa naljaks olla, aga mis ma veel ütlen kõikide ajateenijate, kes te lähete, häbitunne kaob teil seal kaitses ära, te oletegi võib-olla rivis seal seljad vastamisi ja tõõrutegi endale sudokreemi, et siili tekiks, te üritate elu mugavaks teha. Et sudokreem oli lausa selline asi, mida tegelikult mu vend soovitas, kes käis lausa 8 või 9 aastat tagasi väes veel kauem isegi, et juba tema ütles, et see on see kreem, mille sa pead ostma. Et meil on selline väike potsik siin, seda saab ilusti igal pool kaasa võtta, on ka suuremaid variante, aga tõesti, et ma ei liialda, ma ilkad on uuesti sõna siil kasutusele. Minul tekkis üks rännak ja see oli nagu tõesti imelik, sa nagu käisid sööklas vahepeal juba imelikult kuidagi viisakalt üritasid seista, aga sudokreem tegi imesi ja ma arvan, et see teeb siiamaani. Võtke see potsik kaasa, see on seda väärt. Nipp number 6, beebipuuder, kui me juba apteeki oleme jõudnud, siis võib sellega kaasa võtta. Mis meie tegime, me panime rännakute ajal niimoodi rahulikult jala peale, kõik niimoodi kuivaks, hõõrusime kokku ja teeb naha tõesti pehmeks, kes pole kasutanud, see on nagu tõesti mõnus, et soovitan siviiliski korra proovida, et kui pehmeks see naha teeb, et korralikult kokku kõik siin, hoiab jalga kuivana, ei hakka nii kergesti hõõrduma, kui on kossi sees, puhas sokk peale. Ja kohe mõnus, sa juba tunned, kui mul on siin siidisokk ka praegu, sa tunned, kui pehme jalg on. Kõik on nagu timmi
Ja samuti, nagu eelmises punktis näidati, kuidas sudokreemi panin kubeme piirkonda, siis tegelikult seda ikka julged sinna raputada. Aitab siili vastu ja see oligi üks asi, mida ma kasutasin tegelikult. Beebipuuder ja sudokreem olid need asjad, mis aitasid mul siili ära hoida või seda siis vähemalt ohjeldada. Ehk siis 2 lihtsat asja, mis teevad rännakud lihtsamaks. Ja nipp number 7, nagu näete, väike riidevahetus, jalas soe pesu, üleval selline soble, ülemine soe pesu. Et kui soovite enda oma kaasa võtta, siis soovitan kindlasti musta värvi või sellist kamuflaaži värvi, et ärge hakake võtma mingi erkroosat või mis iganes värvi, et pigem ikkagi olla alati vormiriietega sarnane, et muidu tekib teil probleeme, pole mõtet riietuse pärast probleeme tekitada. Ja mis ta on, siis hoiab ikkagi soojas, rännakute all võib olla tuul, vihmane, mis iganes ja kui talvel jälle peate matkama, siis kindlasti üks lahutamatu osa, sellepärast et hoiab tõesti hästi sooja. Et selline mugav, mõnus, ei hakka kuhugi vastu ja Kaitsevägi väljastab teile enda paari pükse ja ülemist osa, nii et saate nendega kindlasti hakkama, mis Kaitsevägi annab teile. Nipp number 8, 2 paari sokke on mul käes, ühes käes on siis spordisokid ja teises on villased sokid, et spordisokid ja villasokid mõlemad head, hoiavad jalgu soojas ja näiteks me operaatoriga arutasime, kuidas meie kasutasime, et kui oli selline külmem talvehommik või pikem rännak ees, panime villase soki kõigepealt jalga, et algus võib-olla veidi torgib ja nimelik, aga sellega arvab üsna ruttu ära, siis panime teise soki peale, et me praegu spordisokki hakka siia peale venitama, aga panidki niimoodi juba siidisokki peale, väga mõnusalt, hoiab sooja, hoiab hästi, et kuidas kellelgi mugav on. Koolkondi on erinevaid, mõni pani siidisoki alla või teistsuguse soki alla ja oli tal mugav, pani villassoki peale. Aga mis siinkohal jälle välja vaja tuua, et pigem ikkagi jälle tumedad mustad sokid, et ei hakkaks silma kellegile, oleks ikka kõik maskeeritud. Aga jah, praegu juba näha väga mõnus, varbad soojas ja hea olla. Ja sokkid juures ongi kõige olulisem see tegelikult, et lihtsalt jalad oleks soojas, et varbad ära ei külmuks ja villane sokk on selleks väga hea abimees. Nipp number 9, väga lihtne, võtta ise kaasa ajateenistusse tumedat värvi aluspesu, tumedat värvi sokke, et sul puudust ei tuleks. Mina soovitan kuskil 4-5 paari ja siis sa ei pea muret tundma, et jälle mustad, jälle on räbalad, mis iganes, kogu aeg on varupaar võtta. Nipp number 10, pesukott, väga hea tööriist, on pesupäev, 10 meest tahab korraga pesu pesta, saad enda riided siia panna, et need ei läks teistega segamini ja pärast saad ilusti enda asjad kätte. Aga mis pesukottide juures selle peab tähele panema, siin on näiteks lukuga variant. Minul endal läks lukuga pesukott ükskord katki, ehk siis kõik riided olid pillapala laiali ja siis jälle jagelesid oma kaassõduritega, et kelle oma see on, kelle oma too. Ehk siis mina soovitan, mida ma lõpus kasutasin, oli sellised kummiga variandid, mis hoidsid ilusti pesu kogu aeg koos ja kordagi lahti ei tulnud. Ja samuti soovitan võib-olla isegi markeriga siia enda nime peale kirjutada, et pesukotid on üsna sarnased kõigil, et ka see võib vahepeal sassi minna, sest riideid pesete umbes sarnaseid. Ehk siis see on hea abimees, aga mis on pesu peal väga tähtis. Mina isiklikult olin rumal, minul esimesed 4 nädalat pesukotti polnud, lasin emal saata, sest sain aru, et pesupäevadel on väga kerge asjad kaduma minema või siis kogemata keegi teine võtab sinu oma ära ja sa oled vales suuruses riietega ja riigud ringi väga ebamugavalt. Ehk siis pesukott tõesti lihtne asi, mida võtta, saab igas suuruses osta, soovitan kaasa võtta. Nipp number 11, käekell. See konkreetne käekell oli siis operaatoril 8 kuud kaasas, nii -30 talvises metsas kui ka saunalaval 80 kraadiga, töötab siiamaani. Ehk siis point on sellest, pigem ostke selline odav, see maksis 17 €, millega julgete ka veidi ringi liikuda, sest on vaja roomata, liikuda. Aga miks kell üldse vajalik on, kuna telefoni ei saa seal näperdada väes, kogu aeg on vaja ringi liikuda, uurida, aga õigel ajal peab olema õiges kohas. Seega käekell ümber käe ja ülemused ei saa sulle vastu näppe anda, et sa jäid jälle hiljaks. Nipp number 12, isiklikud spordijalanud. Kui Kaitsevägi väljastab küll spordijalanud, siis ikkagi võib-olla hakkab väga imelikult öörduma või mis iganes. Pigem võtta kaasa enda isiklik, millega oled harjunud. Vaja on teha hommikujooksu, vahepeal on sellised füüsilised tunnid, kus on vaja ka jooksuringe teha, jalkat mängida, mis iganes. Seega võtta spordijalanud kaasa ja sa ei pea muretsema, et hakkab uus saabas ööruma. Ja nagu näha, minul on siin sellised valged, erkroosad alt isegi, et siin pole värv oluline, siin on peaasi, et sul jala oleks mugav. Nipp number 13, väike peegel. Siin on mul 2 tükki, nagu näha. Üks on selline ilma kaitsmeta, et seda väga ei soovitaks kaasa võtta. Paned kotti või kuhugi võib lebolt katki minna. Teine käib siis klapiga lahti, väga mugav. Miks peeglit üldse vaja? Maskeeringud metsas. Võib-olla ajateenistuse lõpuks oled juba tõesti nii äss, et ei ole enam peeglit vaja ja lihtsalt paned juba enda tunnetuse järgi. Aga kogu aeg pole võtta enda sõpra, kes saab kommenteerida su näo olekut, mis maskeering on peal. Seega peegel hea, lihtne abimees, maskeering näkku, peegel kinni, kotti ja minek. Nipp number 14, näokreem. Seda soovitan just inimestele, kes teavad, et kellel on tundlikum näonahk, sellepärast et maskeeringud hakkab tulema peaaegu tegema vahepeal igapäevaselt, eriti metsas. Paned selle kihi peale endale ja siis on lihtsam pärast eemaldada maskeeringut näost ja samuti nahk on tervem. Ega midagi olegi, ma hakkan ise ka siin proovima. Kõigepealt võtan prillid ära, siia ei hakka panema. Aga mis näokreemi point ongi siin, õõrun rahulikult laiali, et igale poole saaks niiskeks ilusti otsa ette näkku.
ja siin ongi näiteks hea abi, mis me enne näitasime, on peegel, mis me toome. Praegu kõik ei näegi, tean, et kuskil rohkem. Nii, peegel, panen siit kokku, tunnen, et juba mingi kiht on peal. Ja nüüd ütlebki ülemus, et davai, maskeering näkku, metsa minek. Juba on kiht peal ja hakkad järjest meisterdama. Mina ise, ma pole nüüd kaua aega teinud ise maskeeringut, panen praegu ilma peeglita, aga vaatame, mis siin saama hakkab. Paneme kõik kokku, habe muidugi ees, seda vajal ei olnud, aga vaatame, mis siit kohe saab. Päris roheseks tegin, see on juba väike alge viga, aga ei ole midagi hullu. Nüüd võime korra ühe peegli otsa teha, vaadata, kas oleme väga strekk juba. Ahah, selline heledam. Paneme siit ilusti kõik kokku. Väike paus, sõpra praegu pole võtta, operaator lihtsalt naerab kaamera taga. Aga silmahud ka siit ära kokku. Et ei hakka üleni siin tumeroheseks, heleroheks tegema. Juba see mõnus. Järgmine värv on meil siin pruunikas. Kindlasti saate korralik õppega sellest, et midagi üritan näidata. Pruuniga mäletama tegin alati ühte kohta kindlad laigud, otsa ette siia. Või alati 1, 2, 3. Vaatasid. Läks veidi rohkem. Ajad laiali. Veidi rohesega. Väga hea. Juuksed veidi kokku. Pole assi. Sõjavärk. Nii. Ei hakka juba looma. Ja mida alati tehti või mida alati öeldi, kui kamo oleks tuks ja arvas, et midagi enam parandada ei anna, siis mustad triibud, mustad Rambo sõjatriibud alati pääsid ära. Musta pole vaja üldse palju panna. Ma siin ka teen väikse, seda kasutan peeglina, sest ei ta vussi keerata. Aga arvasid, et kamo on tuksis, siis tegid lihtsalt ops, 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 ops. Võtasid veel veidi musta ja ops. Ja must tegi alati kamo lõplikuks. Selline minu kamo enam välja nägi. Nii, nagu tegelikult aru saate, et tegelikult nahavärvi ei tohiks väga näha olla siin. Alla mul kindlasti valged plekid üleval. Küll te saate seal professionaalide käest selle õppetunni, aga enam selline värk välja nägi ja mis tuleb välja tõesti peegel väga abimees. Ja ma tunnen tegelikult, et mõnda kohta ei mul kreemi rohkem, nii et ma saan juba aru, et see tuleb tõesti kergmini maha. Et täitsa mõnus värk. Nipp number 15, niisked salvrätikud. Üks punkt, miks ma kama tegin näkku, tahtsingi näidata, et tõesti see on abimees, mida on väga vaja. Hügieenitoiminguteks üldiselt saab näost maha, aga samas metsas vahepeal ka kaelnalt on vaja tõmmata või kuskilt mujalt jalad puhtaks öösel. Niiske salvrätik aitab väga hästi ja saate kohe näha siin, et kuidas see kamo ka maha võtab, eriti kui kreem on veel all. Tõmbame siit ühe tõmbe ja juba näeme tegelikult, et must on ainult põhimõtteliselt alles siin. Ja siit järjest lased. Enam mäletad ju, kuhu panid. Jällegi, kui on peegel, saad peeglit kasutada, kui on sõber, saab sõber öelda. Ja enamasti seda asja teed tegelikult juba kasaarmus, kui võtad ära või magama minnes, telki minnes, ehk siis vahepeal on ikkagi lihtsam, et siin kogu aeg metsasoo pealt seda tegema ei pea, saad rahulikult maha istuda, ennast puhtaks teha. Ma vaatan siit peeglist natuke, hakkame järjest üle minema. Aga mida peab mainima on tõesti see, et ma ise kaitseves olles maskeeringut tehes seda kreemi ei kasutan ja ma ei ütleks, et see nii kergelt tuleb maha nagu praegu. Et see kreemi kiht seal all tõesti aitab, aga nagu ütlesin, ohumärk on selles see, et suvel ikka kui on 25 kraadi, 30 kraadi ja rullid seal metsas kogu aeg, siis ühel hetkel hakkab väga rõvedalt sulama ja tilkuma. Ja seal tekib see olukord, et sa iga 2 tunni tagant või 3 tunni tagant paned uut kamo näkku, mis ei ole hea, et ülemus jälle pole rahul, ütleb, et kuule, mis te ei ole ennast maskeerinud. Tegelikult sul on kõik kamo lihtsalt juba maha tilkunud ja ära jooksnud. Aga nagu näha, siit kulmu juurest tuleb lihtsalt raskemini, sest ma sinna kreemi ka ei pannud. Ja vaata, kas vuntsi pealt ka. Ja siit tuleb veidi raskemini. Aga siin nagu ma ilusti kreemi panin, tuleb täitsa hästi maha. Ja nii järjest lühid. Muidugi on praegu võib-olla raiskan neid beebilappi liiga hullult, ühte saad päris kaua tegelikult kasutada. Õõrud rahulikult. Kasaarmus veel saad seebiga ka veel õõruda, kui tahad ja lõpuks see maha tuleb. Nagu näha, peeglist on väga palju kasu nii kamo pealepanemisel kui ka äravõtmisel ja niisked salvrätikud ka. Tõesti väga efektiivne abivahend. Nipp number 16, gaasipõleti. Siin on gaasipolloon, gaasipõleti. Suduri baaskurse peate tõesti tegema läbi piiritusega ja piirituse lambiga, kuid nagu ikka saad elu mugavaks teha. Pärast seda on lubatud kasutada ka sellist luksust. Miks seda siis soovitatakse? Samal ajal, kui sinu gaassõdur tegi seal süüa, tegi piiritusega vett soojaks, selle ajaga sinul on juba toit soe, tee soe ja teed juba endale kohvitassi, ehk siis on tõesti kiire. Mul on selline odavam versioon. Keeran siit kinni, et need otsad kuhugi lendaks. See on kinni. Keeran peale gaasipalloonile. Praegu ei tule gaasi midagi, sest mul on otsik kinni, nüüd hakkab tulema. Keeran ilusti kinni. Nii, paneme siit vähemaks, ei ole vaja nii palju gaasi tulla. Gaasi lõhn võib üleval. Ja
kuulen, natuke gaasi tuleb, soovitan tikuga, mul on praegu tšeks ja juba on näha, panen veidi kõrgemaks leegi, et oleks teile ka näha. Ja tegelikult on väga võimas ja sellega saab tõesti vee väga ruttu ära keeta, söögi soojaks, katelokk peale, mis iganes konservi vahepeal isegi niimoodi soojendatud ja siit saad väiksemaks timmida, suuremaks, näe, juba läkski leek ära. Siin ka lasta olla natuke kinni, gaasilõhn enam ei tunne, ei ole enam kuum, saad juba käe ligi panna, keerad lahti ja ongi toit olemas. Kui kaitseväes tahad mugavalt ja kiirelt toidu valmis saada, siis gaasiballoon ja gaasipõleti on kindel soovitus. Ja nipp 17, mis on ühtlasi meie poolt viimane pealamp, väga mugav, saad metsas teha asju, vaadata kõik, mis vees toimub. Minul omal ajal anti selline Rootsi lamp, mida oli päris raske niimoodi ühe käega hoida, teise asjaga ajada, et vahepeal pidi isegi suus hoida, et midagi teha. Pealambiga lihtne, teed, erinevad režiimid olemas, punast tuld vaja vilgutada, mis iganes valgust vaja näidata. Väga hea abimees. Ja sellega lõpebki meie tänane nipisaade. Ma tõesti loodan, et te saite siit abi. Meie operaatoriga soovime kõikidele tulevastele ajateenijate jõudu ja jaksu. Ja ärge muretsege, seal aeg võib hakata venima, aga kõik raskused on ületamiseks ja prooviga ka sealset aega nautida. Nägemist!